kuulate podcasti Õendus nähtavaks, kus me räägime Eesti õenduse teemadel. Saatejuhid on Aleksei Koidajenko ja Kristi Puusepp. Meil on täna suurepärane külaline saates, kes on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli värske auliige. Lisaks väga pikaaegne õppejõud ning praegune teadur Anne Ehasalu. Tere! Tere minu poolt ka. Ja aga täna me räägime sellistest teemadest nagu Anne kui inimene ja õpetaja, kui Eesti õenduskoolituse pöördepunktide pööraja, Nanda International maaletooja ja teadustöö mõju loome. Aga alustame võib-olla sellest, et kui sa niimoodi mõtled, mis on üks märksõna, mis iseloomustab sind kui sellist professionaali, õenduse õppejõudu ja samas ka kui inimest? Uudishimu. Võimalik, et on ka see koht, et kuna ma olen suure pere, kõige vanem laps, et see on üks osa, mis võib-olla, et on olnud minu teelmääraja ja see ja kummaline oli ju see minu õeks õppima tulemine selles mõttes, et arstiteaduskond ei tahtnud mind, kuna isa oli pastor. Ja tol ajal 60-ndatel ei olnud niisuguses kahtlases religioosses perekonnast pärit inimest arstiteaduskonda kindlasti mitte väga vaja. Ja võt siis niimoodi läkski, et selle asemel, et Tartus ülikoolis arstiteadust õppida, sattusin ma õnneks Tallinna ja sellel ajal oli meil ju meditsiinikool. See oli ju see kool, mille koha pealt ma pidin kõvasti selgitust tegema näiteks Ameerikas. Kui küsiti, et mis arste ma siis õpetan. No ma ei õpetanud ju arste ja seal hakkas mul tekkima see koht, et see õendus on üks niisugune väga eriline eriala, mida me ei saa ühe sõnaga lihtsalt öelda. Ja väga tore lugu oli ju see, et sõitsime meie siis seal California osariigis, kus ma esimest korda käisin, mööda neid kiirteid ja kiirtee ääres on silt nursing. Nursing toimus niisuguses ärgeoskilaadses plekkputkas. Aga sõna nursing on kaks tähendust. No vot, ja siis kui ma ei söandanud küsida, aga siis kui me sõitsime teist korda mööda ja seal oli ka nursing, siis ma sain aru, mida see sisuliselt tähendab see nursing, et see on siis see hooldus ja hooldamine ja kõik see, mida tehakse mitte ainult inimestega, ma olin siis juba õena töötanud tükk aega, aga see sama nursingu mõiste kui selline, võt see avanes mulle niisugustel juhtudel, mida nagu ise ei oska oodatagi, et võt nüüd on siis see koht. Ja kui me siis nüüd ajalukku läheme, siis on ju teada, mis see tegelikult on ja see, et kui Eestis küsida, kes see õde on, tänaval kellegi käest. Mis vastus tuleb? Mingi tervishoiutöötaja, kes aitab. Ma ei tule. Kes see õde on? Lihtsalt, kui ma küsin sinu käest, kui sa oled juhuslik möödakäija tänaval, kes sa oled? Ma olen rikutud juhuslik möödakäija, aga mina ütlen... Unusta ära. Okei, ma obsergeeran, siis mina ütlen, et see on arstiabiline.
ei, venna õde. Õde on sugulane. Okei, ma ei suutnud nii kaugele abstrageeruda. Aga vaat nii on, no vaat nii oligi. Ja nüüd on siis see pahandust palju, eks ole, me oleme ikka kõik, mina ka, mul on meditsiiniõe diplom kindlasti olemas, kohe arhiveeritud. Aga sa hakkasid vastama minu järgmisele küsimusele, mis oli mõeldud, et kuidas sa jõudsid õenduseni. Aga rääki siis meile ja meie kuulajatele enda õenduse ehk professionaali teekonda. Kui sa tulid siia majja õppima õeks, mida sa tegid siis, kuidas sa õena töötasid, kus sa olid? Ma lihtsalt, kuna ma tunnen sind nii palju, siis mul on mingi mälus, on mingi tsehhi mingi punkt, tervishoiu punkt. Aga enne seda, minu kõige esimene töökoht oli lastekirurgias, Keskhaigla lastekirurgia osakond, mis oli tol ajal eraldi seisvas majas ja edasi. Aga aasta oli siis mis? 61 ja siis peale diplomi saamist me töötasime ju enamus natukese haaval juba enne. Ja siis tuli kongutaja suured kirbud. Lastekodusse võtsin ma vastu suunamise, kuna mul oli lootus saada diplom kiitusega, aga kolleeg, kes juba oli Tallinnas ja elas Tallinnas ja ei tahtnud siit kuskile minna, tema oleks pidanud minema sinna Lõuna-Eesti lastekodusse. Ja ma siis nii-öelda ohverdasin ja läksin Velskri koha peale lasteõena lõpetamist. Okay. See oli tol ajal, oli võimalik, aga ma ei kujutanud väga hästi ette, et ma olin, kõigepealt see töö lastekodus, see ei olnud eriliselt selles mõttes pingutav, et ma ju teadsin, mis seal vaja teha, enam vähem on ja see tuli ka jooksvalt niimoodi. Arsti meil seal ei olnud. 8-kilomeetrilises raadiuses olin ma väikese kogemusega, lastekirurgia kogemusega küll, jah. Peaveenidest imikutel oskasin ma verd võtta ja sinna ülekandeid teha küll ka. Aga seal tuli õmmelda haavu ja tegeleda. Meil oli seal terve suur epideemia seoses mingisuguse rotaviirusega, ma isegi praegu ei tea. Neil ei õnnestunudki välja selgitada täpselt, mis tüvisi seal oli, aga meil oli terve see lastekodu oli karantiinis. Ja range karantiin oli meil. Eraldi olid kõik sööginõud ja nende eest ma olin väga hoolikas hoolitsema, et need saaksid steriliseeritud ja puha kõik. Ja muidugi olid seal siis need kirbud. See oli... Ma ei taha, kui kellegi söögiisu selle peale ära läheb, aga te ei kujuta ette, missugused olid need villased laste paksud tekid, kus oli 10 kaupa neid suuri pakse kirpe sabad püsti seal teki sees. Mida imetame nendega kõik tegime. Isime õue ja lõpuks ei aidanud muu, kui tuli kutsuda Teskamber ja siis need tekid sealt kõik läbi lasta ja vähemaks jäi, aga muidugi päris lahti ma nendest ei saanud. See oli raske aeg tegelikult. See oli 60-ndate ja meil oli puudu testvahendid, meil oli puudu teadmisi oli puudu eelkõige ja. Aga sealt siis tulin mina tagasi, kui lastekirurgia kolis ühesõnaga sain kutse,
kuivõrd ma proovisin teist korda veel Tartusse, aga enne seda oli mul juba kutse tulla Tallinna ja kuidagi kiskus väga siia ja midagi jäi ju siia niimoodi maha ka. Ja see, mis maha jäi, käis külas. Käis külas. Ikka kes. Ja siis nii oligi, et tulin lastekirurgiasse tagasi ja nii edasi siis olin ma veel ka polikliinikus, kui juba olin lasteema ja enam väga öövalvetes töötamine ei tulnud nagu väga kõne alla, aga need olid toredad ajad ja mul on siiamaani head kolleegid ja sõbrad sellest perioodist. Ja kahjuks ei ole meid enam suurt järgi. Ei tohtreid, ei õdesid, aga see oli vahva aeg. Ja siis olin ma vahepeal polikliinikus tööl ja siis oli aeg läks väga ruttu ja tulid kätte 80-ndad juba. Aga vahepeal ma jõudsin olla seoses sellega, et lapsi oli vaja kooli saata ja et nad nagu vahetevahel selgus, kui ma neid kooli läksin saatmas, nad hüppasid mulle pidžaamas ukse peal vastu ja selle tõttu oli vaja kujundada olukord, et ma saaksin neid käia kooli saatmas, 1., 2. klass ja kahekesi, neil kaksid lapsed olid ja neil oli kole lõbus kahekesi. Nii pahandust teha kui ka õppida ja nii edasi, aga ja siis, kui see periood otsa sai, siis sai minust vahepeal verejaama vanemõde, mis oli omamoodi niisugune katsumus ka, sest et seltskond seal verejaamas, kus olid, kes siis asus veel Laial tänaval, rahvas oli seal tööl olnud aastakümneid. Ja mina olles natukene vaadanud seda kontingenti teades, mis toimub, teadsin, et seal on niisugust vastuhakutahet ja igasugust sellist, et ega seal kellelegi näppu suhu ei pista. Ehk väljakutset oli sul seal ametipositsioonil? Positsioonil oli kõva väljakutsu, kõige kõvem oli see, et ma olin tsiviilkaitse ülem seal ka veel. Verejaamas. Okay. Ja need koosolekud seal härradega Just. Teistest asutustest, see oli võrdlemisi naljakas, ma takkajärgi mõtlen, et see on tegelikult meie ajalugu, et me kõik nagu õnneks mina ei ole nii, selles mõttes nii palju kogemusi, aga kindlasti ma sattusin ka veel omal ajal veel kokkupuutet oli sellega. Aga ütle, et 80-ndad, 90-ndates alguses sa juba jõudsid ju Terviskooli kõrgkooli. Või kuidas sa siia jõudsid? Jõudsin, vaata, ma olin vahepeal ka Tallinna pedagoogilises ülikoolis, ülikooli astunud sooviga omandada lastepsühholoogi eriala, aga kui oli käsk teha Lenini teostest essee, siis ma otsustasin, et ma ei taha seda teha. Ja nad ootasid mind 2 aastat, ma ei kustutanud mind ära sealt. Aga samal ajal ma töötasin õena, siis sai vahepeal tehtud esimene õenduskooperatiiv koos Meremeeste haigla tolleaegse günekoloogi Peeter Pahkiga, kes siis korraldas selle osa teise poole, mis siis sisaldas inimlikel tingimustel raseduse katkestamisi. Aga minu roll oli seal teha seda õendust kodus ja meil
me terve aastakese toimetasime väga intensiivselt. see oli siis 80-ndatel? See oli 80-ndatel lõpupoole juba jah. Ja siis oli soovijaid oli märksa rohkem, kui me jaksasime. Aga meie 80-ndatel oli see inflatsioon ju niisugune, et meil olid, me tassisime koju raha kilekottidega. Kui keegi mäletab, see on ausõna, niimoodi oli. No te sattusite vist hea otsa peale, et väga paljud inimesed olid vaesed tollel ajal. Jah, aga see oli, no mina tolleks ajaks olin ma lõpetanud teist korda juba niuke pika vinnaga nagu õppimise koha pealt. Ma olen medkooli kursuse, mis oli viimane Velskri kursus meie koolis siin. Osaliselt vene keeles muide. Ja siis ma millegi pärast arvati, et ma nagu, siis ma töötasin neis tervishoiupunktides. Jälle omamoodi tore aeg oli senne, sest Balti laevaremondi tehases, nii selles Paljassaare tsehhis kui ka Koplis, kui ka Tallinnas oli siin keset linna oli üks tsehh. Ja siis tulid soomlased Muuga sadamat ehitama ja võt siis arvati, et millegi pärast ma sobin sinna. No tegelikult tervishoiu korraldus oli teistsugune natukene nõukogude ajal ja olid sellised tervishoiupunktid sadamates ja tehastes ja kõik tänapäeval on tegelikult põhiroll on perearstidel ja töötervishoiuarstidel, kes nagu töötajad jälgivad ja nii edasi, aga vanasti ei olnud töötervishoidu meil kuskil sadamates. No selles mõttes ma ütlengi, et vanasti oli tööd, selles mõttes need punktid, tervishoiupunktid oli, tänapäeval on pigem töötervishoiuarstid, kes nagu jälgivad töötajate tervis ja nii edasi. Aga nad ei ole statsionaarselt seal kuskil kohal, minu teada nad lihtsalt saadetakse nii, nagu me kõik käime tervishoiutöötajad. Statsionaarselt ei ole, ei. Kontrollis, aga see oli täiesti põnev aeg, sest eriti Muugal 80-ndate lõpp, 90-ndate algus oli meil Muugal seal viimane punane lipp terves regioonis siin. Muuga ei olnud ju enam päris Tallinn, aga meie maja peal tervishoiupunktist natukene eemal oli nende Pääsla ja Pääsla peal lehvis punane lipp. Ja toimusid koosolekud, kus siis püüti selgeks teha seda, et see kõik, mis meil siin toimub, on totaalne jama. Härrased pruunides ülikondades, millegi pärast pruunides, rääkisid, kuidas peaks olema ja kuidas ei tohi võtta. Ma mäletan, et oli Tiit Made mingisugune artikkel, mis ilmus Rootsi lehes ja kus siis oli öeldud, et meie Eestimaa teeb liiga kõikidele teistele ja et päris natsionalistideks ei kutsutud, aga selline koosolek oli meie tervishoiupunkti ees. Ja mina olin käinud ära lõunal, tulin tagasi, see koosolek veel kestis ja läksin ja küsisin, et kuulge, mis teil siin siis nüüd toimub ja siis mulle öeldi, et oi ei, et me räägime siin sellest artiklist ja mina küsisin, et aga kes seda artiklit lugenud on, kes eesti keelt oskab. Meil oli kõik, kogu meie seltskond seal oli vene keelt kõnelevad. Minu naine oskab, ütles siis see ettekandja. Aga teie naine ei ole tõenäoliselt asjast õigesti aru saanud. Ja püüdsin siis omakorda rääkida ja mõtlesin, et ma seal nüüd kolaka küll saan. Aga ei saanud ühtegi ja ega ei olnud midagi, poisid käisid ju kõik meilt tervishoiupunktist hommikul läbi, vererõhud ja päris alkomeetreid meil ei olnud küll, aga vererõhu järgi sai
enam-vähem ära kvalifitseerida, kui palju on eile õhtul joodud? Suuna kätte. ja paljudel oli siis ka veel see, et oli ämma sünnipäev ja kui teist korda kuus juba ämma sünnipäev oli, siis oli selge, et noh, ei olnud päris tore see lugu. Noh, vot. Aga kooli? Jah, millal sa kooli jõudsid? Ja vot siis tekkis niisugune olukord, et meie selles koduhoolduse brigaadis oli tolleaegse õdede osakonna juhataja, kes ühtlasi aga plaanis ka Soome tööle minna, legendaarne Ivi Gutman. Jaa, see on... Nii. Võt. See on legendaarne selles mõttes, et mina õppisin sellel ajal koolis ja tema oli siis praktika osakonna juhataja. Ja ta oli ainukene õde ju põhimõtteliselt, kes siin majas. Jah, noh siin majas, ülejäänud olid ju kõik arstid ikkagi. No, õendustoimingut andsid veel mõned õed. Jah, nii ka mina. Vot Ivi siis, me olime medkooli ajast juba esimesest õppimise ajast suured sõbrad ja tema siis kutsus nii nagu, ikka see, kas nüüd korruptsioon või kuidas selle asja nimi küll on, aga tuttavate kaudu käivad paljud asjad. Nii ja Ivi siis ütles, et kuule, tule vaata ja sul on nüüd kogemust nii palju, sest peale seda 80-ndatel, 84 oli vist see, kui ma lõpetasin Velskrina ja siis taheti mind siia kooli väga tööle jätta. Aga mul oli siis praktikas väga palju muud tegemist ja oli palju huvitavam, et ma ikka parem lähen sinna sadamasse ja nii edasi ja nii edasi ja siis tuligi see koht. Vaikselt. Ja sa tulidki kooli, hakkasid siis õendustoimingut Ikka, jaa, hästi mäletan. Ja kaua sa olid õendustoimingute õppejõud? Aastat ma väga ei mäleta, aga siis tuli 92-3 aasta, kui meile avanes võimalus minna pikemaks ajaks Rootsi. Me olime 3 kuud seal terve brigaadiga. 2 õpetajat, arst ja õde Tartust ja praktiseerivad arstid, paar tükki Tallinnast või 1 Tallinnast, 1 Tartust ja õed samuti. Ja seal tekkis see koht, et ma sain teada, et on olemas õenduses igal pool mujal juba professorid meile. See oli nagu peaaegu nagu klaver põõsas, kui me seal Rootsis olime, oli seal 2 rahvusvahelist niisugust konverentsi. Ühes oli inglise šoti professor, kes tuli karguga ja esines, ütles, et tähendab, tal oli abivahendi ikka täiesti juba nii, et tal oli liikumisega endal probleeme ja vot tema rääkis sellest, mis see õendus on, mida ma olin ju ise tajunud ja tööd teinud ja mõelnud selle peale, mis on siis see nursing. Aga siit ma võib-olla küsiks, aeg lendab niivõrd kiiresti. Aga too palun 3 pöördepunkti, mis sinu silmi all õendusharidust muutsid. Esimene oligi see, kui me Rootsis saime kaasa Basic Nursing raamatu ja see oli see koht, mis 92. aastal jõudis Eestisse. Ma sain selle raamatu kaasa, see on mul siiamaani olemas. See on see Robert Logan-Toni raamat. Ja siis ma mõtlesin, et see on mul puudu täielikust õnnest. Aga kui ma tulin siia, siis oli meie osakonna juhataja, kellele ma vaimustusega hakkasin siis rääkima sellest, mis on õenduse teooria ja mis mujal teada on ja tehakse. Kas ta oli arst? Ei olnud, õde oli. Aga tema ütles, ei, õenduse teooria on see,
kuidas tehakse klistiiri, missuguse külje peal on ja kui palju vett ja nii edasi. No mina jäin oma juurde ja hakkasin vaikselt tõlkima seda raamatut jupikaupa, noh ja nii. See oli esimene, see oli üks punkt. Teine variant oli raudselt see, et me läksime suure seltskonnaga õppima Tallinna Ülikooli. Sest et me ei osanud õpetada ju. See oli üsna hale lugu tegelikult, mida me õpetamisest teadsime ja kuidas me seda ise tegime. Ja kolmas niisugune silmi avav ja moment oli siis see, kui vaikselt hakkas kuskilt kostma, et on õendusdiagnoosid. Ja võt siis 2009. aastal, seda ma mäletan üsna hästi, oli see koht, kus sai nende diagnoosidega täpsemalt ja lähemalt kokku puututud ja hakatud seda pidi mõtlema, et assaa. See on nüüd see koht. No sellepärast, et ega me võime ju arvata, et meil on kõik meeles, mida me eelmisel päeval või mida see patsient tegi. See on esimene asi, aga mälu on teatavasti valiv ja kui see valiv mälu paneb sealt hoopis midagi muud kirja kui see, mis on professionaalselt tegelikult vajalik, siis on see minu meelest üks väga hale lugu. Ja sellepärast see õenduskeel, mida me peaksime siis kõik suure rõõmuga ja entusiastlikult rääkima. See tundus mulle nii õige asi olevat. Nii et kõigepealt õenduse alused, see teooria, teiseks see võimalus õppida ja kolmandaks siis need õendusdiagnoosid siia otsa kõige sellega, mis endas see sisaldab. No see õenduskeele asi on hästi selline põnev, me selleni veel, ma loodan, et jõuame, kuigi aeg läheb jube kiiresti, aga ma küsiks korra veel praktika osast, et sellel ajal täna on praktika väga oluline õppekavas ja 90 EAP-d 210-st kogu õppekava mahust, et see on äärmiselt vajalik, ilma selleta ei ole meil võimalik õpet läbi viia, meie praktikabaasid, koostöö praktikabaaside juhendajatega, kõik see, et kuidas tol ajal see praktika osa õppekavades välja paistis ja kuidas see koostöö tolleaegsete praktikabaaside tervishoiuasutustega toimis? Esialgu ei olnud nagu väga suuri probleeme. Siis tekkis väga suur probleem, praktikabaasid küsisid raha ja meil ei olnud seda maksta. Ja see oli väga nutune lugu ja pikad läbirääkimised toimusid selle praktika teemadel. Et saaks, see tundus nii õige, et tegelikult selle töö eest, mida nemad seal praktikabaasis tegid, et see oleks pidanud olema ka makstud. Aga ja see oli see periood ju 90-ndatel, kui tekkisid sihtasutused ja ühesõnaga tervishoiureform oli 2001 meil esimene ehk 90-ndate lõpp. 90-ndate lõpp, 2000-ndate algus ja võt siis kuidagi tekkis olukord, et meid ilma rahata nagu ei tahetud väga vastu võtta haiglates. No kuidas te lahendasite? No vaata, ma ei olnud väga, mul oli nii palju seda muud asja vaja ajada ja eks see materjalide tõlkimine, mida me siis ise tegime niimoodi, kes kuidas, aga see oli huvitav ja no, aga eks ikkagi pikkade läbirääkimiste tulemustena saavutatigi olukord, kus ikkagi meie rahvas või üliõpilased said, meil ei olnud siis veel üliõpilased, olid õpilased ju. 2005. aastast on ju alles 2000-ndast. 2005,
2000-ndast on esimesed lõpetajad kõrghariduse tasemel. Seda küll, aga meil ei olnud siis, nojah, kui me loeme selle aasta, see oli 96-97, kui algas see esimene Euroopa Liidu nõuetele vastav koolitus. Noh, need lõpetasid ju 2001, jah. Jah, siis tähendab meie koolis oli see nii, aga see ei olnud igal pool Euroopas kaugeltki nii. No see ei ole ka praegu nii, ei, kindlasti mitte, jah. No suur Saksamaa ju ei anna kõikidele õdedele bakalaureuse kraadi ega võimalda ja küll me olime siis uhked. Kui me selle taseme nagu saavutasime, kui me õppekava hakkas sellele vastama ja kui me võisime üliõpilastele öelda, et nüüd on maailm teie ees lahti, mingi Euroopa Liitu, osaleks kah. Aga Euroopa direktiiv seab ette, et õppekavale, et koolitatakse ja õpetatakse õendusdiagnoosi. Aga kuidas sa tulid selle Nanda peale? Miks just Nanda jäi sul silma? No küllap see Nanda kui selline lühend. Just. See on väga niisugune atraktiivne lühend esiteks ka. Aga väga hea küsimus ja väga raske vastata. Ma lausa ei oskagi, aga kuidagi sattusid, kuidagi. Ei, me oleme sinuga ühes toas istusime, kui minu laua peal olid need Nanda Niknok raamatud ja sina sirvisid need ja võtsid endaga kaasa lugema ja tutvusid nendega ja sul oli tegelikult väga kindel otsus ja nägemus, et miks nad sulle meeldivad. Ei, aga sellepärast meeldivad, et võt see keele küsimus, et me ei saa jätta inimese subjektiivse otsustuse hooleks seda, mis patsiendiga peaks juhtuma. Ei, see ei ole reaalne, et kõik meeles on. Ja sellepärast esiteks, teiseks oli ka meil siis väga suur osa vene keelt emakeelena rääkivaid õpilasi ja üliõpilasi. Ja nende jaoks oli see nende lõputööde kirjutamine ja see oli nagu hiina keel. See oli hale naljakas, kuidas me tegelikult alustasime oma nende lõputöödega. Te ei taha teada, mis seal kõik kirjas oli ja kuidas see asi käis. No see on arengu etapp, et No oligi, aga see Nanda oli üks niisugune pääste vest või pääste rõngas või mis iganes, kus ma mõtlesin, et siis ei pea keegi välja mõtlema mingeid imelikke mõisteid, see on ju olemas kõik. Tuleb ainult ära tõlkida ja ongi meil abinõu käes, ja kindlasti me tol ajal tuginesime selle peale, et tegemist on tõenduspõhise õendusabi klassifikaatoriga. Loomulikult, kuigi ma pean ka ütlema, et see esimene MEK, mille me saime Robert Logan-Toni mudelit läbi närides, olgem ausad, kuni 99. kuni, mis oli 2011. aastani, oli ta meil põhimõtteliselt ainuke eestikeelne raamat. Ja tänu sellele on väga paljudel mingi ettekujutus olemas, mis on õendusprotsess kui selline. 2011 oli siis see aeg, kui tuli ka õppekavasse Nanda sisse ja sai ka 2012 nägi ilmavalgus esimene eestikeelne versioon Nandast. Ja kuulatajale kindlasti on huvitav, mis terminist rääkime, Nanda. Et tegemist ikkagi Põhja-Ameerika õendusdiagnooside klassifikaatoriga. Ja see on siis meie õeõppekava üks selline põhiõpik, mida täna siis tervishoiu kõrgkoolis, mille alusel ka õpetatakse õendusprotsessi. Ei tea, kas tohib sellest Nanda 360 rääkida? Ja ikka. Sest nüüd meil oli ju see Nanda International, mis tähendas ju seda, et meil oli väga paljudes riikides, Lõuna-Ameerikates
Aafrikas, Jaapanis, Hispaanias, Portugalis on need raamatud kõik ja väga intensiivselt igal pool kasutusel. Ja see International oli seal kogu aeg juures. Aga nüüd me saame sellest meie konverentsi varsti teada kõik, aga olgu ette ära öeldud, et on tulemas uued taksonoomiad nõnda diagnooside kõrvale, mis on sama, ütleme, firma töö siis. Bränd on üks, aga juurde tulevad siis ka need sekkumised ja tulemused, mis tähendabki siis seda, et sellest saab üks 360 kraadine ring. Okei, aga kui minna edasi, siis ma küsiks, mis on sinu õpetamisfilosoofia ühe lausega? Holistlik lähenemine eelkõige patsientidele. No ja no ma just alles hiljaaegu lugesin uuesti selle holismi materjale eraldi ja mulle tundub, et no see on asi, mis meil nagu jääb natuke selles mõttes kõrvale, et me võime terminit küll kasutada. Aga kui see praktiline elu peale tuleb ja tööelu algab, siis võib enam-vähem tinti juua selle peale, et vastavalt osakonnale see holism kuskile ära hajub. Seda ma tahtsingi küsida, et mida puudu on tänapäeval õdedel? Vaat seda sama märkamist ja seda sama, tähendab, kui osakonna vanem õde mitte kunagi ei rõhuta seda, et tuletage meelde, kunagi teile räägiti sellest, et on olemas, inimene on tervik ja vaata, see kipub ära ununema. Ehk kas õppetöö ei käi praktikaga koos? Õppetöö käib praktikaga koos, aga ma pean kahjuks ütlema, et siis kui see praktika asendub päris tööga, vaat kipuvad, tegelikult kipub see ühesõnaga see niisugune filosoofiline lähenemine inimesesse kipub taanduma kõrgeks vererõhuks, diabeediks, haavaks ühes või teises kohas, üldiseks halvaks enesetundeks ja nii edasi ja nii edasi. Ja sinna taha, sinna väga palju taha jääbki, aga ma tahan väga rõhutada seda, et mul on kole kahju, et meil ei ole neid niisugust ametiposti haiglates just, nagu need matronid on. Inglise filmides on nad täiesti olemas. Kes siis on need, kes siis tuletavad meelde, mida peaks veel tegema, mida ei tohi teha, kuidas peaks asjad olema. Ja kui seda ei tule kogu aeg peale, ega ma ei tea, kui meil oleks niisugune süsteem, et see kirjatöö ja see kõik võtaks minimaalselt aega, siis oleks muidugi võimalik ideaalvariandis inimeste tähelepanu juhtida sellele, et see inimene seal ei ole see palak 2 voodi 6. Võt see on see koht, kust me tulime. Mitte kuidagi moodi ei taha see vist ära kaduda. Ega ma ei tea, ma võibolla olles pikka aega eemal haiglast, aga mul on kange karvane tunne, et see paraku jah, ma võin tunnistada praegu nagu praktiseeriv nagu õendusjuhi rollis, siis aeg-ajalt ikkagi ma kohtun sellega, et meil patsiendi nimetatakse nii palati kui voodikoha numbri järgi.
et jah, paraku täna on veel. Aga kui rääkida nüüd nagu sellest, et nüüdisaegses enam ei ole, et praegusel ajal või kaasaegne nüüdisaegses õenduses on väga olulisel kohal ka selline teadustöö ja projektitöö ja sina oled ka seotud mitmete projektidega nii praegu kui ka siin minevikus, et oskad sa nagu öelda, et missugust kasu need on õendusele toonud, et mis on see käega katsutav tulemus selle asja juures? Vaat alles eile lugesin meie oma noore kolleegi Kadri Kööbi artiklit, tal on kaasautor Mare Tupits, kus nad olid analüüsinud selle õed tagasi tervishoidu kursuse kasutegurit ja teinud kvalitatiivse uuringu. Ja mulle see hullusti meeldis, see oli väga mahukas, nad olid väga suure ja põhjaliku töö ära teinud ja sellest on tõesti kasu, sest et selle õppekava ümber tegemine nüüd tugineb meie oma inimeste teaduspõhisele tööle. Selles mõttes täitsa hurraa, sest et jah, meil on tohutu hulk seda materjali nüüd ju bakalaureuse tööde näol ja magistritööde näol, aga niisugused samad lihtsad asjad, mis torkavad niimoodi silma ja annavad teatud kohal, ma võib-olla sellepärast saan sellest rohkem rääkida, sest ma olen ise nendega seotud olnud ja olen siiamaani seotud ja see pakkus mulle ka selles mõttes huvi, sest olgem ausad, huvi on ikkagi valiv ja me ei saa alati, me võime küll oma üliõpilastele pakkuda materjale, aga kui see teda ei huvita, siis on see ikka väga pastakast imetud või AI poolt teha lastud töö ja... Aga siin koha peal ma küsin, et aga nimeta paar uurimisküsimusi, mida võiks lähiajal uurida Eesti õenduse kohta? Mind huvitaks väga see, kuidas, tähendab, see nüüd on ajaloo lugu ja ma olen siin selle koha pealt lootusetu, aga kuidas on olnud meie see esmatasandi õendusabi mingi aeg tagasi. Teine asi, kuni tänapäevani välja. Meil on ju suurejooneline esmatasand ja perearstindus ja puha kõik, aga mis need perearstiõed teevad? Istuvad ja täidavad arstikorraldusi, sorry. Siin koha peal jääme praegu meie teemadega nagu ühele poole, siis kiirküsimused. Mina küsin, sina vastad. Nii, et raamat või mõte, kuhu pöördud jõu saamiseks? Raamat, kuhu ma pöördun, mul on nii palju raamatuid korraga käsil. Üks ütle. Üks. James Joyce'i Ulysses. See on nii mitmetahuline ja tore raamat, et ma loen seda 3-4 lehekülge päevas. Kui. Ja naudin pidevalt. See ei ole, teaduskirjandust ei jaksa kuigi pikalt lugeda. Nii, järgmine küsimus. Mida sa ütleksid vastsele praktikandile kaasa, kui ta läheb esimesele praktikale? Vaata inimest. Lõpeta lause. Kui õendus on nähtav, siis... Õendus on nähtav siis, kui meil on, kui me oleme pidevalt pildil, kui me oleme pidevalt sotsiaalmeedias, mul on niisugune tunne, et see on üks võimalus teha õendust nähtavaks. Meil ei ole õnnestunud suurt poliitikat teha õenduse või meil ei ole õdesid suuri poliitikuid. Seda on meil õendusteoreetikud juba ammu öelnud. Et me oleme
vähe kuuldavad ja vähe nähtavad. Aga ma praegusel ajal arvan küll, et sotsiaalmeedias nähtav olla on väga oluline paraku. Noh, mitte, sest inglisekeelseid teadusartikleid loeb väike vähemus õdedest. Sotsiaalmeediasse neid resümeesid panna on võib-olla tõesti mõistlik ja me oleme rohkem nähtavad. Ja lõpetuseks siis 3 mõtet meie tänasest kohtumisest, mida mina võtan kaasa. On see, et õenduse tuum on inimene. Nanda aitab loost saada plaani ning mõju sünnib õpetamise, teaduse ja praktika ühisel joonel. Väga hästi kokku võetud. Mina tahan anda mõned soovitused meie kuulajatele. Ka 3 tükki võib. Kindlasti jaga seda saadet oma kolleegiga. Kutsu üles kuulama. Kiida oma meeskonnas kolleegi. Ja 3. küsi endalt ja oma kolleegidelt, missugune on selle päeva pisiasi, mis parandaks patsiendi päeva ja oleks mõõdetav ning tee see teoks. Võt sellega ma kirjutan kõikidele neile toredatele mõtetele 2 käega alla ja eriti sellepärast, et me oleme mitukümmend aastat võidelnud ju nüüd selle nii-öelda kriitilise mõtlemise olemasolu eest õenduses. Seda jääb väheks, see unustatakse ära ja võib-olla, et ei ole asi väga, väga õiges suunas. Võib-olla me ei oska rõhuasetust panna sinna, ma olen korduvalt mõelnud selle peale, mis asi see on, et sellest, on ju olemas meditsiiniline mõtlemine, eks ole. Kuidas see õenduslik mõtlemine võiks tekkida? Minu arust ei ole siin teist varianti, kui läbi nende Nanda diagnoosida. Sest meditsiin toetub ju ka tõenduspõhisele materjalile vist nüüd suures osas. See ei ole olnud mitte alati ju nii. Aitäh, Anne, sellepärast sa praegu võtsid väga tõsised teemad ette ja kindlasti andsid mõtteainet meile Kristiga selleks, et planeerida järgmised kohtumised ja järgmised arutelud. No, ma tänan võimaluse eest jagada mälestusi, mõtteid ja nii see on olnud. Üle 30 aasta olen ma siin olnud nüüd õpetaja ainult, aga minu staaž tervishoiutöötajana on olnud ju märksa pikem, ma ei hakka praegu isegi lugema, pea 60 aastat. Ja ma olen õnnelik inimene oma erialal ka. Aitäh, Anne. Võtke aga heaks. Selline oli tänane saade. Saadet juhtisid Kristi Puusepp, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendusõpetuse juhataja ja Aleksei Koidajenko, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige ja õendusjuht ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lektor. Õendus nähtavaks podcasti leiate kõikidest podcasti kohtadest ja ttk.ee kodulehelt. Kohtume teiega järgmises saates.